Sinna, kus ma täna olen ma jõudnud lugematu hulga vigade kaudu. Õnneks on kogemuste hulk täpselt sama suur. Lisaks on seal suur hulk südikust ja eesmärgikindlust. Kui mul oleks ülesanne koostada valem, mis kirjeldaks seda, kuidas ma olen jõudnud tänasesse päeva, siis see oleks midagi sellist, et kohutava arvu vigade korrutis, suure hulga südikuse ja eesmärgikindlusega. Mis on hea selle juures, on see, et praktiliste isiklike kogemuste arv on täpselt sama suur kui vigade arv. Sellist ühte harjumust, mida tänapäeva liider peaks omama, tegelikult pole. Neid on palju. Aga kui tähtsamatest rääkida, siis üks on kindlasti asjade lõpetamine. Ehk igal tegevusel peab olema selge lõpp. See lõpp võib olla ka selle tegevuse lõpetamine, aga siis peab see olema korrektselt tehtud. Ja need, kes on juba kogemusega liidrid, need teavad, et kui see asja korralikult ei lõpeta, siis see tuleb su juurde tagasi. Võib-olla mõnel teisel viisil või teises vormis, aga see sunnib sind varem või hiljem ikkagi sarnased tegevused korralikult, korrektselt lõpetama. Liidri elus on palju asju, mis pakuvad talle rahuldust ja asju, mis ei paku seda nii palju. Võib-olla isegi frustratsiooni või pettumust. Siis tegelikult tuleks vaadata nende emotsioonide taha. Ja tihti, kui me vaatame olukordadesse, mis toimusid mingid kümneid või mitmed aastad tagasi, mis siis sellel hetkel rahuldust ei pakkunud, kuid tänases päevas on nad väga-väga väärtuslikud. Ehk rahuldus, ehk kohene rahuldus on ületähtsustatud. Tegelikult tuleks seada see hoopis kogemuste vaatesse. Ehk tihti tegelikult võiksid olla kasulikumad ja praktilisemad need kogemused, mis toovad valu, pettumust, frustratsiooni. Ehk rahuldust ma soovitaksin vaadata pikemas perspektiivis ja olulised asjad joonistuvad väga selgelt välja. Ehk siis on asju, mis täna meile rahuldust pakuvad, on asju, mis tekitavad pettumust ja negatiivseid emotsioone, kuid see ei tähenda, et pikas perspektiivis üks nendest on väärtuslikum kui teised. Nende väärtused võivad olla sarnased ja tegelikult iga suure kogemusega juht avastab ühel päeval, et tema minevikus olnud sündmused, mis tekitasid stressi ja frustratsiooni, pettumust, kibestumust, olid kogemuse mõttes olulisemad kui need, mis tekitasid rõõmu, rahuldust ja rahulolu. Sest teisiti öeldes võiks öelda nii, et ma tooks võitluskunstide näite. Kui võitluskunstides, näiteks idamaistes võtame Jaapani budo alades, vastased kummardavad enne võistlust, siis sellest on Euroopas õigesti aru saadud. See on kummardus austuseks, kuid kummardust, mis toimub peale võistlust, sellest on täiesti valesti aru saadud. On öeldud, et kaotaja peab kummardama sügavamalt kui võitja ja läänes arvatakse, et see on sellepärast, et ta ei alla. Tegelik sügav sisu on see, et kaotaja kummardab võitjale sügavamalt sellepärast, et tema sai parema kogemuse. Tema arenes. Võitja ei arene mitte kunagi. Võitjal võib tekkida pseudo-illusioon, rahuloluga toetatud illusioon sellest, et võitmine ongi normaalne ja see jätkub lõpmatuseni. Aga mitte kunagi nii ei lähe. Ehk kaotaja kummardab sügavamalt sellepärast, et ta sai parema kogemuse. Tema õppis midagi, see on kindel. Ja ka nii peaks kõikide oma katsumuste suhtes vaatama. Ehk mida raskem see sul on olnud, seda rohkem sa oled sealt õppinud. Seda tänulikum sa võiksid sellele situatsioonile öelda, olenemata sellest, mismoodi see tundus sellel hetkel, kui see kõik juhtus. Kui tänapäeval saadakse tähtsamatest väärtustest aru nii, enamasti nii, et see on väliskeskkonna ja teiste hindamine
siis tegelikult on liidri kõige olulisem väärtus see, et ta väärtustab iseennast. Teisi väärtustada ei ole võimalik seni, kuni sa iseennast ei väärtusta. See võib tunduda pealiskaudsel vaatamisel egoistlik, aga tegelikult see seda ei ole. Et kõigepealt selleks, et midagi jagada ja liider peab midagi ka jagama, on sul oluline see kõigepealt saavutada. Sa ei saa jagada raha, kui sul raha pole. Sa ei saa jagada armastust, kui sul armastust ei ole. Sa ei saa jagada juhendamist, kui sa tegelikult iseennast juhendada ei oska. Sa ei saa teisi juhtida, kui sa iseennast juhtida ei oska. Ehk tugevad liidrid eristuvad teistest inimestest just selle pärast, kas siis teadlikult või mitte, aga nad oskavad iseendaga paremini hakkama saada. Nad väärtustavad iseennast piisavalt ja alles siis saab tegelikult teisi väärtustama hakata. Ja kui seda kõike teha veel teadlikult, siis on liidriks kasvamine palju lihtsam. Liidri jätkusuutlikkuse tagab tema energia kõige laiemas mõttes. Ja see omakorda, ehk siis liidri energia omakorda, sõltub sellest, kuhu ta seda kulutab. Energiat on kõikidel inimestel väga palju, aga ka kõige asjatundmatu inimene on märganud, et liidritel on seda justkui rohkem. Küsimus, miks on liidritel energiat rohkem kui teistel inimestel? Põhjus on selles, et liidrid, kas siis teadlikult või mitte, kulutavad energiat eesmärgipõhiselt või võiks öelda eesmärgipõhisemalt kui teised inimesed. Ja eelkõige on kõige suuremad energiaröövlid tavalisel inimesel emotsioonid. Ehk kui te vaatate liidrite käitumist, siis nad suudavad kontrollida oma emotsioone palju paremini kui teised inimesed. Ehk liidrid siis teadmatult või mitte on õppinud oma elus emotsioonidele mitte nii palju energiat kulutama. Ehk siis võiks öelda teisisõnu, et emotsioone mitte nii palju toitma. Ja seetõttu suudavad nad rasketes olukordades rahulikumalt analüüsida, rahulikumalt kogu informatsiooni arvestada ja seetõttu tulevad ka kvaliteetsemad ja eesmärgipõhisemad otsused. Ehk liidri jätkusuutlikkuses, tegelikult ka iga inimese jätkusuutlikkuses on kõige olulisem energia ja selleks, et jällegi teistele inimestele seda poolt kaasa aidata, siis sul peab seda rohkem olema. Enesejuhtimine on raskem kui teiste juhtimine ainult sellepärast, et me pole harjunud seda tegema. Sest tegelikult teisi ei saa juhtida enne seda, kui sa ennast juhtima pole õppinud. Kahjuks meie õpetatusest tulenevalt, kuna meile tegelikult seda ju sisemaailma juhtimist koolides ei õpetata, siis head liidrid on kõik õppinud seda oma käe peal. Ehk hakanud juhiks ja alles siis selle kaudu õppinud ka ennast juhtima. Et tegelikult peaks see toimuma vastupidi. Ehk enesejuhtimine on tõesti raske, aga raske sellepärast, et me pole seda harjunud tegema. Kui see ära õppida, siis pärast seda on teiste juhtimine väga lihtne. Ehk võiks öelda, et jah, enesejuhtimist õppida on alguses keeruline, aga mida see annab, on see, et kõikide muude asjade juhtimine, kaasa arvatud väliskeskkonna, teiste inimeste juhtimine, peale seda muutub ülilihtsaks. Ja tegelikult tuleb liidri ära õppida ainult üks juhtimine, iseenda juhtimine. Kõik muu tuleb kaasa. Kui ta alustab seda teiste juhtimise õppimisest, siis see võtab kohutavalt aega ja energiat. Liidri potentsiaali teistes on kõige parem ära tunda sellistes spontaansetes tegevustes. Et meil kõigil on olnud selliseid momente, kus me oleme mingi uue seltskonnaga, kuskil uues keskkonnas või kas või oma ettevõttega suvepäevadel ja siis seal on igasugused mängud või ülesanded ja kui grupis ei ole need positsioonid ette ära määratud ja on vaja kiiresti midagi lahendada, siis väga tihti me märkame, et esile kerkivad inimesed, kes võib-olla igapäevatöös liidrid polegi. Ja sellised spontaansed situatsioonid, elulised situatsioonid, kus on vaja, kuskil talgudel midagi teha, kiiresti otsustada,
siis me märkame liidri omadusi inimestes, kes tegelikult igapäevaelus seda ei ole või veel ei ole. Nii et tegelikult märgata neid omadusi on suhteliselt lihtne. Liidreid 10 aastat tagasi, häid liidreid ära tunda oli lihtne, lihtsam kui täna nüüd töösituatsioonis. Sellepärast, et siis võis öelda, et liidrid on need, või loomulikult liidrid on need, keda rohkem kuulatakse, kelle jutt ei ole nii paljusõnaline, aga kelle igal sõnal on nagu suurem tähendus kui teistel, kes on hästi fokusseerunud igale asjale, mida nad teevad ja see lihtsalt aja jooksul teebki neist liidri. Tänapäeva situatsioonis on see natuke keerulisem, sest tänapäeval on liidril natukene teised ülesanded. Ehk kaasaegne tõeline liider on selline, kes ei ole enam nii palju esil, kelle peamine ülesanne on tegelikult tekitada keskkond, kus kõik inimesed, kes on temaga seotud, kolleegid, pereliikmed, kõik inimesed, kes on ümber tema, saaks tegutseda keskkonnas, mis võimaldaks neil parimat isiklikku arengut. Ehk siis, kui me võtame töökeskkonna, siis täna kaasaegne liider on selline, kes tekitab keskkonna, kus kõik inimesed saavad teha seda, mis neil paremini välja tuleb. Ehk liider ei ole niivõrd esil ja ees ja ei tõmba teisi kaasa, vaid hoopis tekitab sellist keskkonda või baasi, kus kõik saavad kasvada võimalikult hästi. Ja see mõnes situatsioonis võib tähendada, et liider on tegelikult hoopis taustal ja igal koosolekul välja ei paistagi. Nii et selles osas on situatsioon 10 aastaga muutunud. Live to Leadi konverentsile ma sattusin sellepärast, et esiteks mind kutsuti, aga teiseks ma olen harjunud olema põhjalik ja kui ma uurisin tausta, siis nii korraldajad kui eelmiste aastate esinejate tagasiside oli selline, mis motiveeris mind oma energiat sellisesse üritusse panema ja kaasa aitama. Ehk mulle tundub, et see on üks nendest üritustest, kus räägitakse õigetest asjadest, ehk siis vajalikest asjadest, praktilistest asjadest. Inseneri ja disainerina, kui vaadata elu 10 aasta pärast, siis seal on palju asju, mis meile täna tunduvad, või mida me juba oleme kuulnud, aga mida me ei usu, et mis nii kiiresti võib tulla, aga kindlasti tulevad igapäeva juhtimise teemad nagu hologrammides esinemised, mis tähendab seda, et füüsilistel koosolekutel ei pea enam igal pool kohal olema ja me teame kõik, kui suur vahe on füüsilise kohalolu ja telepordi vahel või teleülekande vahel, aga need omadused muutuvad aina paremaks, nii et ühel päeval on, kas see just 10 aasta pärast on, aga ilmselt juba on. Ei saa kindel olla, kes su kolleegidest täna siin kõrval istub tegelikult ja kellel on see seal hologramm. Aga kui me tehnilise poole kõrvale jätame, siis palju huvitavam trend tundub see, et 10 aasta pärast usun ma, et juhid ja liidrid on palju vähem nähtaval, kui nad täna on. Ehk siis mitte, et nad mingid nähtamatud kangad, camouflage kangad ümber paneks, vaid tõsisemas mõttes ehk nad on isikud, kes vastutavad keskkonna eest. Ja keskkond on siis kogu tiim. Ehk ainult üksikutel kordadel siis, kui on kriisimoment või kui on mingi erakorraline situatsioon, siis nad tõmbavad inimesi kaasa, aga ülejäänud aja nad tegelikult vastutavad selle eest nagu kinnisvarahaldur, et elekter oleks, vesi oleks, küte oleks, ehk siis selleks, et taimed kasvada saaksid, ehk siis kõik kolleegid, selleks on loodud kõik ideaalsed tingimused ja see on liidri roll tulevikus aina rohkem ja rohkem. Ja selleks ei pea aedniku näha olema. Aednik ei pea alustama igat hommikut sellega, et ta sunnib taimi kummardama, vaid taimed ei pruugi teda isegi märgata. Ja see on kõige suurem muutus, mida ma näen. Ja teine muutus, mis tegelikult, millest see esimene kirjeldus tuleb, on see, et ma näen,
et on üks oht. Ma loodan, et nii ei lähe, aga kahjuks ilmselt mingi periood see nii areneb. Et kui me oleme rääkinud digitaalsest lõhest ja varalisest lõhest, eks ju, kogu maailmas, siis on üks oht, et tekib teadlikkuse lõhe. Ehk tekivad inimesed või need tuleb aina juurde, kes kasutavad teadlikkust sadades kordades rohkem kui teised inimesed. Ja nende kahe inimgrupi vahel tekib lõhe. Ja see lõhe ei ole rahvuse geograafilise asukohaga sellega mitte kuidagi seotud. Kui see läheb hästi, siis tekivadki sellised nähtamatud aednikud. Aga kui see nii hästi ei lähe, siis võivad tekkida vastuolud. Ma väga loodan, et teadlikkus ja enesejuhtimise teemad ikkagi arenevad ja siis levivad niimoodi, et nad saavad kättesaadavaks kõikidele inimestele. Ja see, kas ta kummale poole ta seda lõhet inimene jääb, on tema enda otsus, tema enda tegevust tulemus. Ehk ma väga loodan, et see teine areng ei jõua kriitilisse faasi enne seda, kui suur osa inimkonnast seda mõistab.